hommikust siis hakkame vaatama seda asja siin lähemalt. Nii. Hakkame siis seda asja siin vaikselt puhastama ja vaatama. Kus me selle... No jah, me selle põrandaga siin teha saame. Ilus. Mingisuguse anuma või asja vaatama. Kuhu sisse on selle sodi kõik panen sinna? Nii, kolisin vahepeal teisele poole, aku on maha võetud, põrand on nüüd siis selline, et enam-vähem on puhas, värvi oma põrandat ei jätka, küll aga siin polikoopale mõned usitanud kohad, siia tõmbame hämmeriti peale ja siis kleebime kummiribad peale. Kummiribad tulevad nagu nii poole polikoopa peale, sellepärast et kui ma siia koputan, siis ei ole midagi, aga siin see kõik väriseb vastu. Võt. Nii. Teine koobas tundub nagu enam-vähem olevat. Aga jätame ta siia kuivama ja siis hakkame kummiribasid peale panema. Sellega on kõige parem lõigata seda asja. Võtame siit selle sama jupi näiteks. Noa paneme ka siia. Nii. Ajame selle siia nurka. Täiesti vastu küttepaaki. Surume ta vastu põrandat. Ja siit maalt tuleb ära lõigata. No muidu akuga oksakäärid on ka, aga see on nagu, see tundub nagu parem olevat. Hõigatud serva paneme ikkagi küttepaagi juurde. Surume selle täiesti sinna kinni ja vahele. Üks asi häirib, aga nii. Järgmine, seda saab kasutada kuskil siin. Võtame järgmise mati siit kohe. Nii. Sellega mõõdame nüüd siit siia. Soovitavalt kuni ukseni. Teeme siit maalt. Need lähevad siis lahtiselt alla. Põhjus lihtne, et põranda hooldus, kui on vaja põrandal siin, või kaamera kes kuskil vastu, et kui on vaja põrandal siin mingisugust asju teha, siis on see nagu vaja on võtad üles, vaja on paned tagasi.
nii, paneme selle siis niimoodi, et need mummud jäävad allapoole, siin siuksed väiksed mummud. Ehk siis see peaks ka mingil määral veel heli vaiksemaks tegema. Ega siin polegi muud midagi, kui mõõdulindiga mõõtma hakata. Ja matid peale. Siia saame pärast panna kummi juurde ka. Siin see töö räik on muidugi, jõudu mingi. Nii, esimene matt on maas. Siin, kus need igasugused oovastavad asjad on, ma lõikasin kohe kaugemalt ära. Nagunii jääb seda kummi massi mul üle, siin seda sama matti. Ma saan need vahed veel uuesti ilusti ära täita. Silindri alla ma ei pane. Siia alla. No, iseenesest siia alla võib ka veel natukene panna. Käigukasti tunneli juurde, peaasi, et see tunnel on nagu kaetud, aga esmapilt on nagu selline. Üks parast tegemine on, aga kõvasti aega on vaja. Ja ega siin mõõdulindiga polegi väga midagi teha. Mõned väiksed kohad, et enamus on niimoodi, et näed mati peale ja vaatad ja teed käärdega augu. Ja kõige parem on kummimatti lõigatavad nende Gardena oksakääridega. Või siis teised oksakäärid, mis iganes teil on. Aga muidu on täitsa kena. Nii, käigukosti valamispunn on meil siin, jah. Õlipunn. Nii. Siin on küll mingisugune asjandus. Katsume siia vahele ühe riba panna, akut me ei liiguta seekord enam. Aku on meil paigas, ei taha rohkem kõrgemaks teha seda akut. Siis ma pean hakkama siia midagi välja mõtlema, selle asemele, kus massilüliti on. See on täpselt paras koht. Ja siis siit vaikselt natukene veel kudistada ühte nurka ja teist ja kolmandat ja peaks nagu hea olema. Osad on pandud mul üle kattega. Mõttetu mingi imeväikest riba lõigata. Selle ma liimisin siia kinni.
porikoobas on niisugune nagu ta on. See alumine osa oli pudi ja siit heli tuli kõvasti sisse. Ja mulle ei sobinud see. Aga siia peaks lõikama ühe väikese kummijupi veel. Hüdropumba juurde tasub jätta mingisugune vahe sisse. See asi läheb kuumaks meil siin. Nii või naa nendel asjadel temperatuurid asjad tõusevad. See on selge. Nii, põrand on valmis. Ega siin muud ei olegi. Paneme pilli käima ja võtame detsipillid ära. No väga hea. On sõidumüra, mis on väga viis. Me võitsime circa ikka päris palju võitsime, aga ütleks, et sees on täitsa mõnus.